Ainult eestlased suudavad muuta läbirääkimiste kunsti läbirääkimiste teaduseks, delegeerides samas kogu rääkimise tehisintellektile. Pactum AI on Eesti ja Ameerika ettevõte, mis on välja arendanud tehisintellekti agendid. Need Pactum AI agendid siis igapäevaselt töötavad ostuosakondades ja teevad läbirääkimisi tarnijatega. Suurettevõtetel on hästi palju tarnijaid, kümneid tuhandeid, vahest sadu tuhandeid ja nendega on vaja iga päev tegeleda. Nendega on vaja hindasid läbi rääkida, leppida kokku erinevaid tingimusi ja siis need meie AI agendid siis aitavad kogu selle protsessile kaasa. Autotööstus näiteks Saksamaal ja nii, kus on hästi palju juppe, mida kogu aeg pead sisse ostma ja kogu aeg lepinguid uuendama. Ja seal igal jupil on siis oma keerukus. Igal jupp võib olla erinevas metallist tehtust, eri komponendid ja seal siis meie agendid jälgivad turuhindasid, teavad, millal peaks hakkama läbi rääkima, mis hinnad peaks olema ja väga targalt seda ära põhjendama siis. Pactum AI lõi esimese agendi aastal 2019, kui generatiivne tehisintellekt ja ChatGPT olid veel tuleviku muusika. Selleks ajaks, kui teised ettevõtted samas vallas katsetama hakkasid, töötasid Pactumi agendid juba igapäevaselt selliste hiigelnimede juures nagu Walmart, Rolls-Royce ja Johnson & Johnson. Nad on integreeritud ettevõtte tööprotsessidesse sisse, ettevõtte tarkvaradesse sisse, neid saab nädalaga tööle panna ja nendel on nii palju andmeid juba ja nii palju tarkust juba, et isegi kui keegi uut agenti loob, siis kõik need 100 000 läbirääkimised, mis on meie agendid täna teinud, et nende vastu on juba raske saada. Selleks, et sellistest suurnimedest nagu SAP ja Google ees püsida, tuleb aga pidevalt arengusse investeerida. Tänavu kaasas Pactum AI 47 miljonit eurot investeeringuid. Turg tegelikult areneb nii kiiresti, et tegelikult on ainult mõne aasta küsimus see, et meie agendid hakkavad siis teiste agentidega läbi rääkima ja suhtlema. Ja üks hetk me oleme nii harjunud koos tehisintellekti agentidega koos töötamast, et me enam ei panegi tähele seda, et kas nüüd on inimene mul vastas või oli see AI vastas.